põkkusin teemaga mõned aastad tagasi, kui lugesin August Annistit ja natukene süvenesin siis nendesse erinevatesse teooriatesse, mis püüdsid seletada sõna või nime Kalev päritolu. Ja sealt koorus siis välja, kuigi neid teooriad on erinevaid olnud läbi aegade, koorus välja ikkagi kaks sellist põhiarenguliini. Üks oli see, mida me mäletame Lennart Meri Hõbevalgest, eks ole, kus Kalevi nime seostati kaliga, mis oli see paadipuu või paadipööramise puu ja kandmise puu, mingi selline tugev malakas ja siis Meri järgi Kalevid olidki need kalimehed. Ja teine teooria seostas Kalevi nime balti sõnadega kalvis ja kaleis, Leedu kalvis, Läti kaleis, mis tähendab seppa. Nii, ja siis ma hakkasin natukene sisse kaevama ennast nende sõnade tähendusse ja nende sõnadega seostuvate teiste sõnade tähendusse ja kust need tulnud on ja millega nad seotud on. Ja see balti kalvis, sepp, see seostas väga huvitavate sõnadega nagu kalti, taguma, sepistama, sealt veel ka kelti, mis tähendab esile tõstma, ka sotsiaalselt esile tõstma, millest omakorda tulenevad ka sellised sõnad nagu kalnas näiteks, mis tähendab mäge. Nii, ja ka see sama sõna kali tegelikult on samuti seotud kaudselt sepatööga ja tugevuse ja sitkusega ja selliste asjadega. Nii et kui need kõik kokku panna, siis tekkis ettekujutus sellest kalvisest kui sotsiaalselt kõrgemal positsioonil ja võib-olla ka füüsilises maastikus kõrgemal kusagil mäe peal elavast sepast. Ja teised sõnaarengud sinna kõrvale nagu vask ja vaha ja see eesti sõna võru või võru murdes vahr, eks ole, need kõnelevad siis pigem just pronksi valamisest, pronksisepast, mitte sellest tavalisest raudsepast, nagu meil tänapäeval sõna sepp seostub ja ka liivi keeles ju sepp ongi tegelikult raudsepp, et seal seda, et ühesõnaga, et tegemist võiks olla pronksiseppadega, kes on ühiskonnas kõrgemal positsioonil. Sepatöö on kogu läbi aegade prestiižne olnud. See tähendab teatud tehnoloogiate valdamist, see eeldab sidemeid, eks ole, teiste maadega ja teiste sama professiooni esindajatega, ülikutega, nii edasi, eks ole. Automaatselt sepp on pidevalt nagu ühiskonnas ikkagi erilisel positsioonil. No nii, ja siis ka keeleliselt ei ole seal mingit probleemi, eks ole, see on filoloogidel juba ammu ju levinud see sama teooria, et siis Eesti Kaleva tulenebki siis sellest samast kalvisest, kaleisest. Ja kui ma hakkasin siis nüüd mõtlema selle peale, et kuidas seda nüüd materiaalses kultuuris või arheoloogias ette kujutada ja millisele siis ajahorisondile see asi panna, kus sellised seosed võiksid olla jälgitavad, siis on üks väga konkreetne ajajärk, millest me saame rääkida. See on noorem pronksiaeg, see on aeg siis umbes 2900–2800 aastat tagasi. Kui meil ilmusid kõige varem tänapäeva Kirde-Leedus, Väinajõe basseinis ja seejärel ka Eestis, aga Eestis mõnevõrra vähemal ja ka Edela-Soomes, Kesk-Rootsi rannikul, ilmusid kinnustatud asulakohad. Kinnustatud asulakohad nagu siis maastikul esile kerkivates kohtades, kõrgemates küngaste peal, kus üheks selliseks põhiliseks tegevusalaks oli just nimelt pronksi valmistamine. Ja kuna ka see nähtus, see kinnustatud asulad
koos oma materiaalse kultuuriga on see horisont arheoloogias, kus me saame rääkida väga tihedatest soome-ugri ja Balti kontaktidest, lausa segaasustusest, siis ongi see väga loomulik keskkond seostamaks neid samu kalviseid kalevitega. Et ühesõnaga sealt tekkis selline ettekujutus, et ka see kalev alguses nagu kalvis Balti aladel ei olnud mitte midagi muud kui sotsiaalselt kõrgemat positsiooni nautiv selline, ütleme siis üliksepp. Et pronksi ajal, nooremal pronksi ajal oli see tähendus nii Balti keelealal kui ka Läänemere-Soome keelealal täpselt see sama. Kalvis või kalev, see oli üliksepp. Aga nüüd edasi läksid nii kultuuri arengud kui ka siis need keelelised arengud Balti ja Läänemere-Soome aladel erinevad teed natukene just seoses selle kalevite ja kalvistega. Et Eesti või ütleme siis Eesti Põhja-Läti aladel, Edela-Soome aladel jäeti need kindlustatud asuvad maha üsna pronksi aja lõpus. Kui algas juba raudesemete valmistamine, siis need asuvad jäeti maha. Kuigi me näeme materiaalses kultuuris ikkagi jälgi sellest, et teatud mäed on endiselt asustatud. Ja tõenäoliselt ikkagi see tegelane, kes elas mäe peal, oli millegi poolest erinev nendest arvukatest inimestest, kes elasid, selle tasase maa peal seal. Et mäe peal elamine on ikkagi alati tähendab seda enda nagu kõrgemale positsioonile asetamist. Et selline asustusviis jätkus, aga tõenäoliselt, aga samal ajal ilmuvad meil uued sepad. Need on juba need, kes suletavad rauda. Ja tõenäoliselt see sepa sõna selles tähenduses ongi pärit siis sellest, kui tuleb rauaaeg. Nii. Ühesõnaga, kalevid, need endised pronksisepad, need tõenäoliselt minetasid oma tähendusest selle sepaks olemise ja jäi ainult see ülik kõrgem tegelane. Samas kui Balti aladel need kindlustatud asulad püsisid kasutusel veel 500, 600, 700 aastat kauem. Nii, ja tegelesid edasi oma pronksi valamisega seal ja tõenäoliselt seal ka säilis sepa tähendus selles nimes edasi, kuni täna päevani, eks ole, hoolimata sellest, et vahepeal hakati pronksi asemel rauda tegema. Aga jah, Läänemere-Soome aladel tõenäoliselt siis see sepa tähendus kalevi sõnast kadus, kuigi rahvalauludes võib leida siit-sealt vihjed, et tegemist on ikkagi seppadega. See on ka üks põhjus, miks näiteks Lembitvaba ka peab loogiliseks seda seletust, et kalev pärineb kalvisest. Et jah, rahvaluules, lauludes kalev tihtipeale ikkagi sepatööga tegeleb, kuni selleni välja, et ta käib Soome sepa juures, eks ole, mõõka tegemas. Ja seetõttu on siuke mulje, et üliku tähendus säilis Läänemere-Soome aladel ja meie ülikuid siis nimetategi kas siis kaleviteks või kalevisteks või kuidas iganes see nüüd oli täpsemalt. Kuni kas või minu poolest mõne aja lõpuni välja. Täiesti rahulikult. Sest me tegelikult ju ei tea seda, kuidas nimetati Eesti ülikuid tegelikult, eks ole, eesti keeles. Sel ajal, kui Läti Hendrik siia tuli. Läti Hendrik kasutab ladinakeelseid erinevaid nimetusi seal seniores ja nobiles ja mis ta seal kõik on. Aga see peegeldab rohkem tema arusaama sellest meie ülikonnast. Mis muidugi ei tähenda ka seda, et meie ülikonnas ei võinud olla erinevaid kihistusi, erinevaid rühmi, alarühmi, aga tal puudub selline meiekeelne sõna selle ülikonna tähistamiseks. Ja meil on kasutatud ka kroonikatõlgetes sõna vanem, eks ole, selles tähenduses. Aga
mul on selline kuri kahtlus, et see sõna vanem on pigem selline rahvusromantiline tagasitõlge sellest Hendriku seniores sõnast, kui et mingi omakeelne termin siis selle üliku kohta. Ja minu meelest täiesti vabalt võidi neid kutsuda Kaleviteks, veel ka Hendriku päevil. Ja kõik need müüdid ja laulud Kalevipojas kui sellised võiksid olla põhimõtteliselt hilisemad sellest ajast. Et nagu ma ütlesin, siis, kui kõik Kalevid olid juba ära Kalmule viidud, neid enam ei olnud, Eesti ülikond oli kas maha löödud või siis assimileeritud Saksa eliiti.